Nüüd Kristus surmast tõusnud on, sest kõigel rahval tuleb õnn. Halleluuja! Kui oleks tema surma jäänd, kõik maailm oleks hukka läinud. Halleluuja! Et tema tõusnud väega, siis kiitkem Jeesust lauluga. Halleluuja! 3 naist need läksid ruttuga, ju Koidul hauda vaatama. Halleluuja! Nad läksid Jeesust otsima, kes oli maetud nutuga. Halleluuja! 2 inglit nemad leidsid sealt, need rõõmustasid naiste meelt. Halleluuja! Oh naised, ärge kohkuge, siin pole keda otsite. Halleluuja! Oh ingel armas inglike, kus on me armas Jeesuke. Halleluuja! Ta on ju tõusnud haua seest, nüüd täna Isa suurest väest. Halleluuja! Oh näita meile Jeesukest, kes üles tõusnud haua seest. Halleluuja! Küll võite paika vaadata, kus tema pandi hingama. Halleluuja! Ei ole siin me Jeesuke, kust meie tema leiame. Halleluuja! Näe riiet, kuhu mehiti, kui teda maha maeti. Halleluuja! Küll oleme me seda näinud. Oh ütle, kuhu Jeesus läinud. Halleluuja! Nüüd Galileasse rutake, sealt teie tema leiate. Halleluuja! Nüüd laulge rõõmsast südamest, et Jeesus tõusnud haua seest. Halleluuja! Sest rõõmu meil peab olema, et sündinud õnnis tegija. Halleluuja! Tõuse Kristuse kogudus kuulama Jumala sõna. Ma tahan sind tänada, mu Jumal, ja kiites sinu nime laulda sa kõige kõrgem.
kes meile võidu annab, meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. Kristus on üles tõusnud, mis te elavad surnute juurest otsite. Issand on tõesti üles tõusnud, halleluuja. Ära karda, ütleb Issand, mina olen esimene ja viimne ja elav. Ma olin surnud ja vaata, ma olen elav ajastuteni ja minu käes on surma ja surmavalla võtmed. Olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule. Me alandame end nüüd Jumala palge ette ja tunnistame temale suust ja südamest oma patud üles. Kõige vääline Jumal, halastaja Isa, mina patune inimene tunnistan sinule oma patud üles, mis mina mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nuhtluse ajalikult ja igavesti küll väga olen ära teeninud, aga minul on nende pärast väga kahju ja mina kahetsen neid südamest ja palun sind, sinu põhjatuma halastuse ja sinu armsa Poja Jeesuse Kristuse, meie õnnistegija, kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle patusele inimesele armuline ja halasta mu peale. Anna mulle andeks kõik minu patud ja anna mulle armust oma püha vaimu väge, et ma oma elu võiksin parandada. Aamen. Issand halasta, Kristus halasta, Issand halasta. Selle teie tunnistuse peale kuulutan mina teile, kes te oma pattu kahetsete ja usus meie Issanda Jeesuse Kristuse lunastustööle oma lootuse panete, oma patud tahate maha jätta ja Jumala püha tahtmist mööda elada. Teile kuulutan mina kui kutsutud ja seatud Jumala sõna sulane, Jumala armu ja mõistan teid meie Issanda Jeesuse Kristuse käsul kõigist teie pattudest lahti. Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Ja
sinu suures aus. Issand Jumal, taevane kuningas, kõige väline Isa, Jeesus Jumala ainusündinud poeg, sa kõige kõrgem ja sind, oh püha vaim. Issand Jumal, sa Jumalatal, Isa poeg, kes kannad ära maailma patud, võta vastu meie palve, kes sa istud Isa paremal käel, halasta meie peale. Sest sina oled püha, sina oled Issand Jeesus Kristus, püha vaimuga Jumala Isa austuses. Issand olgu meiega. Sinu vaimuga. Me täname sind, Issand Jumal, taevane Isa, et sina oma poja meie üleastumise pärast oled loovutanud ja meie õigeks saamiseks üles ära toonud. Me palume sind, anna oma püha vaimu, valitseja, juhata, kinnita ja hoia meid õiges tõelises usus ja ärata viimaks igaveseks eluks. Sellesama oma poja Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Amen, amen. Kuulge Jumala sõna, nagu loeme seda Matteuse evangeeliumist 28. peatükist. Aga kui hingamispäev oli möödas ja hakkas juba koitma nädala esimese päeva hommikul, tulid Maarja, Magdalena ja teine Maarja hauda vaatama. Ja ennäe, sündis suur maa värisemine, sest Issanda ingel, laskudes taevast, tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale. Aga ta nägu oli nagu välk ja ta rõivad valged nagu lumi. Aga hirmust tema ees värisesid valvurid ja kukkusid maha nagu surnud. Aga ingel pöördus naiste poole ja ütles: Teie ärge kartke, ma tean,
et te otsite risti löödud Jeesust. Teda ei ole siin. Ta on üles äratatud. Nõnda nagu ta ütles, tulge, vaadake paika, kus ta magas. Ja minge kiiresti, öelge tema jüngritele, et ta on üles äratatud surnuist. Ja vaata, ta läheb teie eel Galileasse. Seal te saate teda näha. Vaata, ma olen seda teile öelnud. Ja hauakambri juurest kiiresti kartuse ja suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele. Aamen. Kiitus olgu sulle, Kristus.
Kuulge nüüd piiskopide läkitust Kristuse ülestõusmise pühal 4. aprillil 2021. aastal. Läkitusele on alla kirjutanud peapiiskop Urmas Viilma, piiskop Tiit Salumäe ja piiskop Joel Luhamets. Karjase kirja aluseks on Matteuse evangeeliumi 28. peatüki 1. salm. Aga kui hingamispäev oli möödas ja hakkas juba koitma nädala esimese päeva hommikul, tulid Maarja Magdaleena ja teine Maarja hauda vaatama. Kui sageli oleme astunud sisse kalmistu väravatest, möödunud kümnetest ja kümnetest haudadest, et jõuda rahupaika, kuhu on maetud meie lähedased, eelnevad põlvkonnad ühes oma lootuste ja unistustega. Maarja ja Maarja Magdaleena eeskujul käime oma lähedaste haudu vaatamas. Enamasti eemaldame hauaplatsile kukkunud oksaraod, kuivanud lehed ja närtsinud lilled. Süütame küünla või mitu ning seisatame vaikseks hetkeks. Meie südames ja huulil on palve, meeles ja mõtteis nii rõõmsad kui nukrad mälestused oma armsatest, kes puhkavad selles rahupaigas. See rahu tundub nii lõplik ja jäädav. Me ei ole ilmselt kunagi suundunud surnuaeda ootuse või kartusega, et kohtame lähedase haual kedagi, kes tervitab meid sõnumiga. Teda ei ole siin, ta on üles äratatud. Tulge vaadake paika, kus ta magas. Just nii juhtus nädala esimese päeva varahommikul Maarja ja Maarja Magdaleenaga, kui nad läksid Jeesuse hauda vaatama. Nad olid kaduvate inimestena harjunud ja leppinud surma kõigutamatu karmusega. Nad ei olnud osanud võtta tõsiselt Jeesuse sõnu, et ta peab 3. päeval surnuist üles äratatama. Ükskõik, kui veenvalt need sõnad Jeesuse suust ka kõlasid. Naised teadsid, et surmaga ei anna kaubelda. Siiski ootas 2 Maarjat Jeesuse haual uus reaalsus. Olukord oli oma ootamatuses nii ehmatav, et valges rõivas ingel pidi neid rahustama sõnumiga. Teie ärge kartke. Oleme viimase aasta kestel olnud sunnitud leppima koroonaviirusest tingitud ebareaalse olukorraga. Meile on korduvalt öeldud, et peame harjuma selle viirusega elama. Täpselt nii, nagu olid Jeesuse hauda vaatama tulnud naised, harjutanud ennast elama surmaga kui reaalsusega, mille eest keegi ei suuda põgeneda. Meie ümber on tänagi palju samasuguse veendumusega inimesi. Ülestõusmise sõnum pöörab arusaama reaalsusest ja ebareaalsusest ümber. Pöörab õiget pidi. Loomise alguses oli igavene elu reaalsus, mille inimene keelatud vilja süües ja Jumala keelust üle astudes muutis kättesaamatuks unistuseks. Reaalsuseks sai hoopis surelikkus. Jumal parandas Jeesuses Kristuses inimeseks sündides ise
esimeste sõnakuulmatute inimeste poolt aegade alguses tehtud vea. Taastus loomisjärgne seisukord. Jeesuse Kristuse ülestõusmise uskujatele, kõigile kristlastele koitis uus hommik ühes teadmisega, et kõik haigused, kannatused ja isegi surm on ajalikud ning seetõttu kaduvad ja mööduvad. Uus tõeline reaalsus ei ole mitte viirused, teised haigused ja surm, mida ajalikus elus kogeme. Meil tuleb harjutada ennast hoopis usu ja teadmisega, et kõigele sellele järgneb ülestõusmine ja elu. Seda tõde uuest reaalsusest käskis ingel kuulutada hauda vaatama tulnud naistel kõigile Jeesuse jüngritele. Ja minge kiiresti, öelge tema jüngritele, et ta on üles äratatud surnuist. Seda sõnumit kuulutavad Jeesuse jüngrid, naised ja mehed tänini. Ja teeme seda ka täna hommikul, kui üksteist rõõmsalt tervitame. Kristus on üles tõusnud, tõesti, ta on üles tõusnud. Halleluuja! Me palvetame.
armas taevane Isa, me täname sind, et sina oled andnud oma poja meie ees surma ristil ja oled ta ka jälle üles äratanud. Issand, sina oled selle läbi taastanud sideme, mis oli katkenud, sideme inimese ja Jumala vahel. Sina oled lepitanud meie patu ja kinkinud meile igavese elu. Armas Jumal, me täname sind selle eest, mida oled meie heaks teinud. Me teame, et sa oled meie ligi kõigil meie päevadel, varjad ja hoiad meid. Sellepärast palume sinu kätte kõik meie elupäevad, iga hetke. Issand, ole tõesti meie juures, käi meie kõrval kõigil meie teedel. Me palume sinu kätte ka selle praeguse olukorra. Issand, kui see on sinu tahtmine, siis sina võidad ära ka selle viiruse ja haiguse, mis vaevab väga paljusid. Issand, ole ligi kõigile neile, kes on haiged. Nad kõik vajavad sinu tuge ja abi. Issand, lase neil jälle terveks saada, kui see on sinu tahtmine. Ole ligi kõigile meditsiinitöötajatele, nii neile, kes võitlevad selle viirusega, kui ka paljudele teistele. Issand, ole meie kõikide juures ja varja ja lohuta eriti neid, kes on kaotanud oma lähedased. Issand, julgusta neid, et nad loodaksid sinu peale ja käiksid oma maist elurada edasi üheskoos sinuga. Issand, ole ligi kõigile kristlikele kogudustele kogu Eestimaal, igale paigale, kus sinu sõna kuulutatakse ja täna tuntakse rõõmu sinu ülestõusmisest. Issand, lase sinu sõnal puudutada inimeste südameid, et nad võiksid sinus ära tunda oma päästja ja issanda. Issand, ole ligi meie peapiiskopile, piiskoppidele, kirikuvalitsusele, kõigile vaimulikele, töötegijatele kogudustes, koguduste liikmetele. Issand, ole ligi kogu meie Eestimaale ja rahvale. Varja oma armuga meie presidenti, valitsust. Issand, ole ligi kõigile neile, kes kannavad praeguse olukorra raskust. Anna otsustajatele tarku nõuandjaid, et meie maal võiks valitseda arukus ja rahu. Issand, ole ligi kõigile neile, kes vajavad sinu abi. Ole ligi meile kõigile, kes me oleme oma tööpaikades või kodudes. Issand, sest me vajame kõik sinu toetavat kätt igal hetkel. Issand, juhata ja õpeta meid kõiki oma armu läbi. Sest sina, Issand, oled meie juures igavesest ajast igavesti. Aamen. Oh Jeesus Krist, ole mind, ma tahan ikka kiita sind. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik, tulgu sinu tahtmine, sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele ja ära saada
oskama pole mõista sinu pead.